tuul puhub, kogu aeg on hull tuul, tornaado. Tervist! Kell on 1 öösel ja ma seisan oma kalli hiie põllul. Ja see ei ole päris sellepärast, et hiie mul nii armas oleks, kuigi ta on ka, siis me ei ole saanud ühtegi pritsimistööd teha päevasel ajal, viimasel ajal, sellepärast, et tuul puhub, kogu aeg on hull tuul, tornaado, täielik. Ja lihtsalt esiteks on seadusega keelatud pritsida tuulega, nii suure tuulega. Ja teiseks on see, et see suur tuul lihtsalt viib meie kallid preparaadid, lennutab minema kohtadesse, kuhu me seda võib-olla ei taha. Aga tegin siia herbitsiidi, sest meil on siin probleeme ohakaga ja see on suhteliselt tõsine probleem. Seda ei tohi nii suureks ei tohigi tegelikult lasta. Pean endaga tõuka pähe raputama. Ja lisan siia juurde veel magneesiumsulfaati ja aminohappeid, et kultuuristressi vähendada. Ja ühesõnaga sellega on alati niimoodi, et kompromiss tuleb leida, et mida pritsida, kuna pritsida, kas pritsida, et ega põllumehed ei taha niisama pritsida, vaid ikkagi asja eest, ja seda sama ohakat on siin. No teda ikka on siin, jah. Ega minu puhul on ikka niimoodi, et kõik katsed või asjad, mis ma teen või kuidas ma teen, ikka läheb midagi natuke niu, midagi juhtub, midagi olen ära unustanud, midagi olen mööda pannud ja niimoodi need asjad lähevad, aga see ongi minu elu. See on põllumehe elu tegelikult, et ega ei ole midagi salata, et ei ole mina ka mingi imemees, et kui te ei ole enne tähele pannud, siis asjad ei tule alati mul hästi välja. Et hiie on tegelikult väga kena, on hästi kasvanud, on juba esimesed kõrvalvõrsed ka tulemas ja järgmisena paneme, ma arvan, siia veel väetist juurde, et tingimused on hea olnud. Loodame, et tuleb veel niiskust juurde, sellepärast, et siin oli külviaeg oli ikka väga kahtlane, et kuidas kõik kasvama hakkab, aga praegu töötab hästi. Viskame siia väetist juurde ja loodame, et tuleb ilus saak. Et mulle meeldib teadmistepõhine põllumajandus ja mul on siuke kilekotika kaasas ja mis ma selle kilekotiga teen? Hakkan loomulikult taimelehti korjama ja miks ma korjan taimelehti? Sellepärast, et see ilus põld kindlasti, no siin on natuke umbrohtu ka, see juba sureb, vabandus, sellepärast ei lähe minulgi kõik asjad alati lepase reega. Ma korjan siit taimelehed. Need tahavad Inglismaale laboratooriumisse, mõõdetakse toitainete sisaldust ja kui miskit on puudu, siis panen juurde pritsiga. Väga lihtne. Asjad on liiga kallid, et niisama maha loopida, aga ega midagi. Korjame selle kotikesse umbes 100-120 lehte ja saadan minema ja nädala aja pärast näeme, mis juhtus. 110 lehte korjatud, loodetavasti saame siit head numbrid kätte ja siis vaatame, mis juurde vaja anda, millest vajaka on, aga ma olen päris rahul selle põlluga, olgem ausad. See on suvi nisu kohta ikkagi hästi kasvanud, suht tihe ja loodame ainult, et niiskust juurde tuleb. Et ega seda niiskusvaru mullas liiga palju ei ole ja külviaeg oli ikka päris hirmuäratav, et ei tea, mis saab täpselt sellepärast, et lubas, et nüüd tuleb mingi elupõud ja kõik sureb. Aga täna oleme siin, põld näeb hea välja ja on teatud niiskuse lootus, aga järgmise korrani.